Aga suurepärane, et tore on näha innovatsioonihuvilised ümber laua, virtuaalse laua. Ja mulle sissejuhatuseks siis natukene räägin nii kaua, kui ma võtan enda ettekande ette, et see innovatsioonitrepi algatus on siis midagi sellist, kus siis on ökosüsteemi erinevad osapooled saanud kokku, et ta hakkas niisuguse erasektori initsiatiivist, et meil tekkis siis tööandjate innovatsiooni käivituskojas reaalne sellise töövahendi vajaduse tunnetus. Siis me pidasime nõu innovatsiooniliidrite klubiga, saime aru, et ka nemad on erinevates etappides oma elus kasutanud siis nii-öelda süstematiseerimiseks ühte projekti innovatsioonitreppi ja jõudsime järeldusele, et nüüd oleks aeg teha selline ühine projekt. Ja see sai siis koostöös TalTechi, Tartu Ülikooliga ja väga suure jõuga tulid siis meile appi ka EAS ja Majandusministeerium. Ja niimoodi ühiselt sai siis see töö eelmisel aastal suures osas tehtud. Ja üks väike hetk. Ja me oleme siis tänaseks jõudnud sellisesse kohta, et see, mida ma nüüd hetke pärast teile kohe näitama hakkan, on siis tegelikult, me oleme jõudnud innovatsioonitrepiga versiooni 2.0, seda on testitud suurusjärgus, ma ütleks 30 ettevõtte peal. Seda ideed ja ka siis mitte ainult ideed, vaid ka päris nii-öelda nende protsesside vastu seda mudelit. Ja me oleme siis jõudnud selleni, et teinud ära ka esimesed mudeli olulisemad muudatused, mis siis kannavadki siis nagu eelpool nimetatud siis innovatsioonitrepp 2.0 versiooni. Lõpetas tegemise, nii et ma nüüd hetkel olen ajutise arvutiga ja downloadin seda esitlust alla. Ma ei tea, Raul, kas sa tahad midagi veel sissejuhatuseks öelda? Ivo, äkki ma võtan ise kas ma võtan selle viimase innovatsioonitrepi selle slaidi, vaata, mis me tegime targa tööstuse jaoks, kas sellest piisaks? Et ma näitan, sa räägid. Ma tegelikult tegin väikesed kohendused, aga iseenesest, üks väike hetk ma kohe ütlen, kas ma olen, tundub, et ma vist jõudsin õnnelikult kohale. Et väga siis vabandame väikese. Siiski, tõepoolest vaatan kohe, üks hetk ma ütlen sulle, et kas mul õnnestub seda alla laadida või ma palun, et sa tõesti võtad meilt selle viimase ettekande. Küsiks nii kaua, kui ma siin väikese tehnilise teemaga vaevlen, et kui paljud teist on seda esimest versiooni tutvustusena näinud, et äkki annate käega märku siin samas. Kes on ühel või teisel? Kas on see Excel või? Excel ja ka siis tegelikult nii-öelda visualiseeritud mudel. Pigem visualiseeritud mudel. Mina ei ole näinud seda visualiseeritud mudelit, ma olen seda Excelit näinud.
Siis mõned üksikud, siis ikkagi enamus ei ole näinud. Okei. Kas see strateegiapaber umbes 10-20 lehte? Või see ei ole see? Kas ta on esitluse kujul teil? Jah, oli nagu esitlus. Siis on tõenäoliselt sarnane. Seal oli palju oli nagu, ütleme, skeeme jäi mulle meelde. Või mõned skeemid vähemalt olid. Ja, oli küll. Ei, ma lugesin läbi. Indrek ja Liina saatsid vist minu eelmise korra presentatsiooni ka laiali arendusnõunikele. See oli küll selline lühiversioon, aga see sama graafika ja põhipoint oli nagu seal olemas, et kes on jõudnud seda vaadata, siis tuleb kindlasti tuttav ette. Nii, tänapäeval on ju kõik nii turvaline, aga lõpuks ometi ma olen jõudnud siis oma OneDrive'i keskkonda ajutise arvutiga ja kohe saame ja presentatsioon juba tuleb mulle ilusti alla. Ma võin nii kaua rääkida, et mida mina pärast siis teen, et Ivo teebki sissejuhatused ja annab ülevaate siis kogu sellest, et kuidas me selle loonud oleme. Pärast Ivo esitlust ma võtan välja selle Exceli ja käime küsimuse kaupa, et ma ise olen nüüd teinud ka ettevõtetega seda innovatsioonitreppi siis intervjuud. Ma küll lootsin täna teiega jagada meie veebiversiooni, mida me tutvustasime targatööstuse konverentsil, aga näitan Excelit ja nii kui meil on ka veebiversioon olemas, et siis ma saan ka seda teiega järgmisel hetkel jagada. Nii, aga sa nüüd sa püüad vist juba näidata, mina veel ei näe. On must ekraan, aga on olemas esitlus, nii et Ivo, palun. Suurepärane. Vabandan siis veel kord väikese viivituse pärast ja teen niisuguse kerge tausta sissejuhatuse, siis sukeldume mudelisse. Et see lugu, mida me ettevõtjatele tavaliselt räägime selle juures, siis õigupoolest algab sellisest kõrge lisandväärtusega ettevõtte loost, et kui me räägime sellest, et kuhu me tahame välja jõuda või mis on ettevõtjate unistus, siis nad loomulikult soovivad nagu pikaajaliselt jätkusuutlikku ja kasumlikku äri teha oma kompetentsi valdkonnas. Ja siis, et tuua nagu ettevõtjate keel ja siis nii-öelda poliitikakujundajate keel kokku, poliitikakujundajad räägivad kõrge lisandväärtusega ettevõtetest, siis me oleme selle proovinud taandada nii-öelda ka lihtsalt arusaadavaks ettevõtjate keelde. Ja mis ta lihtsustatud kujul tähendabki? Ta tähendabki ju õigupoolest seda, et mis see lisandväärtus, kõrgem lisandväärtus on ühelt poolt see, et on müügitulude ja kulude vahe on kõrgem. See tähendab, et ettevõttel on kõrgema marginaaliga toode või teenus, siis selles valemis liidetakse sinna juurde tööjõukulud, mis tähendab seda, et sellel ettevõttel on võimekus maksta kõrgemat töötasu, et siis olla kõrgema lisandväärtusega. Ja sinna juurde arvestatakse investeeringute amort, ehk siis põhimõtteliselt näitab see ka seda, et ettevõttel on võimekus investeerida. Ja see ahel ju iseenesest hakkab niimoodi tööle, et selleks, et kõrgema marginaaliga toodet ja teenust pakkuda, peab olema sellel tootel või teenusel kõrgem tajutav väärtus. Ja siin rõhk on just tajutav, on ju, me tihti teame, et mingid asju, millel on täpselt sama spetsifikatsioon, eelistatakse osta näiteks ühelt brändilt, et mis iganes on seal siis nagu kvaliteedi nii-öelda kuvand juures või mis iganes siis see kuvand on. Ehk siis see, mida nagu ettevõtjatena, kuhu me püüdleme, on see, et meie toodetel oleks kõrgem tajutav väärtus klientide jaoks. Ja sealt edasi hakkabki siis kõik lahti rulluma, et kui on kõrgem tajutav väärtus, on kõrgema marginaaliga toode ja kui on kõrgem marginaal, siis tekib ka võimekus maksta
kõrgemat töötasu ja investeerida rohkem. Et nii see loogika iseenesest töötab ja kui on võimekus investeerida, siis kuhu teda investeerida? No ilmselgelt sellesse uuenduslikkusesse, selleks, mis genereeriks siis uuesti seda kõrgemat tajutavat väärtust. See on see lugu, kuidas me siis ettevõtjatele seda nii-öelda algust lahti avame, et miks me sellel teemal üldse räägime, et miks me sellest innovatsioonist siis süsteemsest innoveerimisest räägime. Ja teine pool sellest teooriast, mis ka inimestel aitab nii-öelda nagu lahti mõtestada, on siis see nii-öelda S-kurvide loogika. Et kui me mõtleme nagu ideedele või toodetele või teenustele, aga ka ettevõtetele, siis nad surevad ja sünnivad S-kurvidena. Ja see tähendab seda, et see kõik algab kuskil sellisest idee varasest faasist, siis ta liigub edasi nii-öelda selle idee kasvufaasi, kus siis hakkab juba tekkima, vabandust, tulin korraks valele pildile. Siis võtan korra endale. Ja sealt edasi siis, kui hakkab juba idee või toode või teenus nii-öelda nagu turu küpsus saavutama, siis tekib kasvufaas ja ühel hetkel tekib siis nii-öelda see küllastumispunkt. Küllastumispunkt tekib tavaliselt sellest, et ka konkurents on läinud tihedamaks ja nii edasi, surub hinnad alla, toode või tehnoloogia on saanud juba selliseks tavapäraseks ja sealt edasi on siis juba nii-öelda allakäik. Ja siin kuskil vahel enne siis selles, kui ettevõte jõuab oma toote või teenusega või ka ettevõte ise oma arengus sinna küllastumispunkti või maturity point nagu inglise keeles, et siis siin kuskil enne peab olema väga selgelt uued ideed käima lükatud, et uued kasvuvaldkonnad oleksid ees. Et kui me mõtleme, et sellised maailma ettevõtted nagu Siemens või General Electric on sadu aastat vanasi, siis samas nagu me kõik teame, et ka USA siis SP500 ettevõtetest on 10 aastaga, 15 aastaga vahetunud rohkem kui pooled. Et see sünni ja surma efekt ka tehnoloogiate ja tarbimisharjumuste vahetuste ja kogu selle nii-öelda arengutsükli juures on paratamatu ja see on see, millega siis ettevõtjad peavad arvestama ja sellega me siis kutsume neid ka üles seda nii-öelda mõtestama. Ja kui me siis nagu selle kokku võtame, et hästi, et me saame kõik aru sellest, et innovatsiooniga tuleb tegeleda, siis miks innovatsioonitrepp just on siis see, et meil on Eestis neid innovatsiooni toetavaid oskusi, teadmisi väga erinevaid. Meil on ka konsultante ja ülikoole, aga nad on jaotunud selliselt, et sellisel keskmisel ettevõtjal endal on sobiliku sisendi leidmiseks tegelikult vaja päris palju vaeva näha. Ja selleks, et seda vaeva siis vähendada, siis proovisimegi siis luua natuke sellise universaalsema ökosüsteemi raamistiku ja nimetasime seda siis innovatsioonitrepiks. Ja enamus on ilmselt seda pilti näinud, et see klassikaline lähenemine, jagame ettevõtted 5. Eks ta oli ühelt poolt nagu selline, aga ta tuli ka üsna orgaaniliselt selliselt, et kui me mõtleme, et mis see unistuste seisund on see, et meil on Eestis ettevõtted, kes on ise ökosüsteemi kujundajad, kelle ümber käib innovatsioon või kelle platvormidel käib innovatsioon. Et ma ei tea, et kui digimaailmas võiks mõelda, et kuskil seal Apple ja Google on saavutanud selle positsiooni, et nende platvormidel käib kümned ja sajad ettevõtted teevad innovatsiooni ja publitseerivad seda nende platvormidel. Siis võib-olla tööstuses võiks olla see võib-olla Siemensi ja ABB näide, et samamoodi nemad initseerivad innovatsiooni oma partnerite juures selleks, et siis lõpp mingi toodangu ja tehnoloogiaga kuskil välja tulla. Aga see kõik algab kuskil uuenduse huvist, et me olemegi nagu sellele pannud nimeks uuenduste huviline on siis trepi esimene aste ja seal on see võtmetegur on inspiratsioon
Kuskilt see inspiratsioon tavaliselt tuleb, kas ta tuleb naabrimehelt, kas ta tuleb oma sektorist, kas ta tuleb konverentsilt või raamatuid lugedes, aga kuskilt peab tekkima inspiratsioon, mis paneb ettevõtja mõtlema, et lisaks oma tänasele väljakujunenud ja hästi turul toimivale toote ja teenusele tahaks selles mingit järgmist S-kurvi käivitada. Ja kui ettevõtjal juba selline uuenduste huvi on tekkinud, siis reeglina varem või hiljem jõutakse ka selliste üksikute ideede katsetamiseni. Ja see teine tase, see üksikute ideede katsetamine võib olla väga pikk tase. Et seda võidakse teha aastaid, olla sellel tasemel. Ja see võib ka tähendada, et on täitsa isegi olemas mingisugune, ütleme, tootelabor, ja tehakse oma selles valdkonnas ka isegi juba peaaegu, et järjepidevalt, aga see protsess tervikuna ei ole väga selgelt juhitud. Ja siin sellepärast ongi siia pandud üks punktiirjoon vahele ja me oleme selle märkinud ära kui sellise sagedasema klaaslae, et ettevõtted hakkavadki katsetama, midagi teevad, aga see protsess ja see mudel tegelikult ei ole sellise, ma ei ütle, et ta peab tingimata olema mingi hea innovatsiooni tavakohane, aga mis juhtuma hakkab, on see, et mida rohkem seal tehakse uuendusi ilma, et oleks teadvustatud protsessi ja mudelite olulisust, hakkab toimuma raiskamine. Ja mitmed ettevõtted ja minu enda elukogemus on ka, kus mul on Eesti ettevõtte juht siis nagu IT-valdkonnas öelnud, et meil ei ole IT-s ideede ja kui väga on vaja, siis ei ole ka raha väljakutse. Probleem on hoopis ideede ja raha raiskamises. Ja see ongi siis need ettevõtted, kes suudavad teha ära selle sammu teiselt tasemelt kolmandale, mis on siis juhitud protsessiga uuendajad. Need on siis need ettevõtted, kes suudavad tegelikult innovatsiooniprotsessi teha efektiivselt. Ja see on eduka innovaatori jaoks pöördumatult vajalik. Ja 4. tase on juba siis strateegiline uuendaja, see tähendab seda, et me hiljem mudelis ka jõuame sinna, aga et seal me näeme, et siis on juba selline uurimis- ja arendustegevus mahukas, ehk siis tegelikult otsitakse seda eristumist turul juba siis ka nagu läbi teadus- ja arendustegevuse. Ja kui nüüd minna siis sellesse mudelisse endasse, on ju, et siis see loogika on lihtne, need samad 5 kirjeldatud astet on siin maha märgitud ja läbivalt nende astmete juures siis tuleb jälgida 6 võtme siis nii-öelda võimekust, mida ettevõte saab arendada. Ja miks nad on selliselt ka kujundatud, on see, et tegelikult selle töögrupi, kus oli siis meil kokku ligi 15 inimest, tekkis selge arusaamine, et seda treppi tuleb alt poolt üles kõndida. Ehk siis, et alustada tuleb ikkagi sellest juhtimisest, planeerimisest ja ambitsioonist. Kultuuri, inimesed, väärtuspakkumine, protsessid võib-olla siin 2. ja 3. astmel võib küsida, et võib-olla keegi pühendab ennem rohkem aega sellele väärtuspakkumisele ja siis meeskonna kaasamisele. Ja võib-olla see ei olegi nii pagana tähtis, millises järjekorras see täpselt on, aga et ta ikkagi suures pildis hakkab siit altpoolt peale. Siis 3. tasemes, nagu ma rääkisin, on hästi oluline juba protsessid ja praktikad. Läbivalt tuleb leida ja mõtestada ja siis seada nii-öelda piirid finanssidele. Ja eks see on selge ka, et mida kõrgemal tasemel, mida suurema innovatsioonivõimekusega on ettevõte, seda rohkem teed ta seda koos partneritega. Et siis kuni siis nagu open innovationini välja. Ja nüüd me lähme natukene sellisesse detail. Kui kellelgi on küsimusi, siis võib kohe tulistada või kommentaare. Aga et lähme siis nendesse värvilistesse tabelitesse sisse. Ma tegelikult ühe üldise pildi olen siit vahelt välja jätnud. Näitan seda ka kohe, et päriselt ikkagi
Ehk siis see, mis meil hetkel ees on siis tegelikult juba innovatsiooni trepi detailne maatriks. Selle probleem on natukene see, et selleks, et teda kohe esimesel pilgul mõista, ta tundub nii kirju, et ettevõtetel või ettevõtjatel võib tekkida selline tunne, et vaat sellist aega mul nüüd küll ei ole, et siia hakata pühendama oma tähelepanu ja sellepärast me oleme tegelikult loonud ka ühe natukene vähem detailsema pildi, mida ma teiega ka kohe jagan, mis siis annab võimaluse positsioneerida ennast natukene sellises suuremas pildis. Ja tavaliselt, kui mina ettevõtetega räägin, siis ma tegelikult alustangi sellest, et ma lasen ettevõtetel positsioneerida ennast selle pildi järgi nendel 6 tasemel. Ehk siis, et nad võtaksid ette strateegia juhtimise ambitsiooni ja hakkaksid siit peale hindama, et kas omanikel juhtidel on huvi olemas, kas on juba valmidus minna nii-öelda konkreetseid ideid katsetama, kas on valmis oleks süsteemsuseks, et kus maal keegi on, paneks nii-öelda ristikese ära. Samamoodi inimeste ja kultuuriga, et kas me oleme sellel tasemel, kus on selline uuenduse huvi üksikute inimeste teema, et kas see on huvitujate tase või on juba ka mingites teemades eestvedajad, kellega siis juba minnaksegi üksikuid ideid testima, siis on ilmselt juba märk nagu teisest tasemest. Või ollakse selles punktis, kus on laiem meeskond kaasatud. See tähendab seda, et ka näiteks klientide tegelikke vajadusi käivad uurimas hoopis ettevõttes, ma ei tea, siis kas insenerid või on see müük või ükskõik, et see ei ole nagu 1-2 inimese nii-öelda mängumaa, kes ideedega mängivad. Ja ideeliselt tasemel 4 juba näeme selgelt, et organisatsioonis on tekkinud selline uuenduslikkuse kultuur, et sellest räägitakse kui normaalsest asjast oma äriprotsessi arendamise juures. Ja 5. tase siis, et ollakse sellises organisatsiooni kultuuris teistele ka eeskujuks. Sama siis ka nagu selles väärtuspakkumise uuenduslikkuses, et kas see on mõne kategooria küsimus, on see tervikpilt väärtuspakkumisele, võib-olla hinnatakse oma väärtuspakkumises kõiki oma tooteid ja teenuseid, et kus nad on selles S-kurvi tsüklis. Või on juba ka kaitstud konkurentsieelis olemas, kuidas on protsessidega, kas me räägime algteadmistest või on protsessi kokkulepped olemas, milliseid toetusi või finantse rakendatakse ja lõpus siis partnerluse avatud innovatsioonis on ju, et kas on koostööpartnereid, kas on teadusasutusi või globaalseid koostööprojekte või partnereid või kas siis tehakse päris avatud innovatsiooni, mis tähendab seda, et antakse nii-öelda mingeid lähteülesandeid ja ideid välja kuni selleni, et siis partnerid tulevad ja teevad siis nagu innovatsiooni pakkumisi. Ja sellisel kujul sellest rääkida on ettevõtjatega üsna lihtne, väga kiiresti positsioneeritakse ennast ära, et kus ühes või teises teadmises. Ja kui selline nii-öelda arusaamine tekib, siis on juba mugav minna detailsemasse. Ma nüüd ei ole üldse kindel, et olete võimelised sealt ühtegi rida välja lugema, kui sõltub sellest, kui suur ekraan, et me kindlasti saame seda. Need materjalid saadame on ju kõigile siis PDF-is, et te saate sisse zoomida. Aga põhimõtteliselt see loogika, mida ma rääkisin, see sama loogika, mina olen rakendanud seda sama loogikat siis ka selle pildi juures, ehk siis, et alustanud sellest altpoolt peale, see juhtimise ja ambitsiooni kategooria jaguneb 2. Ta jagunebki siis juhtimiseks ja rahvusvahelise skaleerumise võimekuseks. Seal on siis see mõte on selles, et me näeme, et kas selline strateegiline planeerimine on üks selline tegur, mida ettevõtetes tuleb järgida,
aga kui ei ole seal kõrval nii-öelda turule mineku fookust või rahvusvahelise müügi ja skaleerimise võimekust, siis tegelikult väga sageli kolmandast tasemest ettevõtted üle ei jõua. Seda rääkis meile eelmise aasta EAS-i aasta ettevõtja konkursi innovaatori kategooria võitnud Solis Biodyne, et kui nemad oleks mõistnud seda, et rahvusvaheline müük ja skaleerimine on tegelikult nende innovatsioonipidur, siis nad oleks juba 10 aastat tagasi võinud teha suurema arenguhüppe. Aga et nemad olid jällegi selline teadusmahukas ettevõte, pöörasid hästi palju tähelepanu tootearendusele ja said hiljem, nagu nad ise ütlesid, et said lihtsalt liiga hilja aru, et seda kõike tuleb ka hästi müüa. Nii et siin siis selles strateegilise juhtimises on siis siin 2 kategooriat. Kultuuris inimestes on jällegi, nagu pealkiri ütleb, on need kategooriad inimesed ja kultuur ja inimesed just selles võtmes, et ta algab siis üksikutest eestvedajatest ja jõuab siis välja pühendunud sellise innovatsioonimeeskonnani ja ka selleni, et värvatakse võib-olla lähtuvalt siis nii-öelda arendus- ja innovatsiooni horisondist. Ja kultuur on jällegi selline asi, et üks pool on see, et meil on olemas see inimene või inimesed ja teine on see, et milline on selline üldine toetav meelsus või ettevõtte inimeste nagu nägemus, et kas nad ütlevad, et see innovatsioon, see on seal mingi juhtkonna mingisugune lõbu või on see midagi sellist, millesse usutakse ja millesse ka näiteks ettevõtte tasemel inimesed panustavad, ehk siis siin innovaatorid teevad vähemalt 1-2 korda aastas ka ideekorjet, kas siis protsesside parandamisele või siis täitsa uute toodete ja teenuste ideede väljatoomiseks. Nii et see kultuuri inimeste siis kategooria on tegelikult lihtsalt üks väga suur võimendaja, kui see organisatsioon kaasa töötab. Nüüd üks keerulisemaid kategooriaid ongi 2 keerulist kategooriat, on siis väärtuspakkumise uuenduslikkus ja protsessid ja praktikad. Miks nad keerulised on, et seal on nüüd tõesti, seal sees on omaette veel metoodikaid, et kui me mõtleme väärtuspakkumise protsessi peale, siis ettevõtetel ikka on oma mingi tööprotsesside kohendamine ja digitaliseerivad ja automatiseerivad, aga et milline on protsessi mudel siis näiteks oma tootearenduses, kui see hästi on see läbimõeldud või kui palju on see lihtsalt turul reageerimine. Intellektuaalomand on siin üks väga oluline kategooria, et kas me teeme oma toodet, et me teame, et täna on tööstuses, on väga paljud ettevõtted mõtlevad selle peale, et kui nad on olnud edukad allhankepartnerid, et kas jõuda selleni, et siis leida oma toode. Ja kui sa oled esimene etapp on see, et kui sa jõuad selle oma tooteni, et sa teed paralleelselt allhankele ka mingit arendad välja mingi oma toote ja ühel hetkel võib-olla see saab olulisemaks ettevõtte portfoolios, siis et kui hästi ja kuidas kaitsta nagu selle oma tootega intellektuaalomandit. Kindlasti tehnoloogia, et kui sa lood oma toote, siis et millised on moodsad tehnoloogiad selle juures, kas siis materjalitehnoloogiad või digitehnoloogiad, mida seal juures rakendada saab või kas on üldse paistab sellest ideest läbi mingi süvatehnoloogia võimalus, mis on siis juba ka kõrgema tehnoloogilise võimekusega tase. Ja samavõrra oluline on siis ärimudel väärtuspakkumise uuenduslikkuse juures. Ehk et kas see ärimudel, me teame, et neid ärimudeleid on võib-olla on ju siis see, et ostan ja müün või müün teenusena ja siis nii-öelda hoian kliendi sidet läbi kogu toote elutsükli või ma pakun üldse platvormina oma teenust, et neid ärimudeli võimalusi on ka mitu. Ehk siis kui väärtuspakkumise uuenduslikkus on läbi mõeldud, siis on hästi oluline jällegi, nagu enne rääkisime, teiselt tasemelt kolmandale jõudmiseks ja siin on näha ka, et kolmandale tasemele see protsesside ja praktikate kategooria koondub. Ja siin me oleme selle jaganud põhimõtteliselt 4 teemasse, on siis innovatsiooni juhtimine, innovatsiooni portfelli juhtimine, ideede voo juhtimine ja tootearendus. Ja miks ta jaguneb, et iseenesest et mis asi üldse on innovatsiooni juhtimine, et kui te nüüd ettevõttega räägite, siis ta küsib, et mis ma selle all siin mõtlema pean,
siis tavaliselt see innovatsiooni juhtimine põhimõtteliselt räägibki sellest, et kas meil on olemas see mudel, kuidas me kogume ideid ja süsteemselt kogume ideid. Mitte ainult ei kogu, vaid siis sellele järgneb ka süstematiseeritud ideede valideerimine. Kunagi ütles Alex Osterwalder, kes on siin ärijuhtimises mitmete kanvaste autor, ütles see, et temal tekkis juba ammu arusaamine, et innovatsioonil on rohkem ühist kirurgiaga kui loovusega. Ja see põhimõte oli selles, et kui tavaliselt kõik ettevõtjad mõtlevad, et innovatsioon, see on midagi sellist, et mul peavad olema mingisugused superajud, kes mõtlevad välja mingisuguse superidee ja nad on hästi geniaalsed loojad, siis tegelikult innovatsiooni võti või tugevad innovaatorite võti on selles, et nagu Osterwalder ütleski, et miks ta on kirurgiaga, et kui sul on 10 ideed, siis on väga vähe neid inimesi, kes suudavad öelda, et milline idee toimib. Et paraku on niimoodi, et sa pead kõik need 10 ideed läbi proovima ja selle jaoks peab sul olema väga hea protsess, et sa teeksid seda väga efektiivselt. Teha ära oma esmased turutestid ilma, et sa toodet lõpuni valmis ehitad. Ehk siis see innovatsioonijuhtimise protsessi efekt tekib sellest, et sa suudad efektiivselt ja väikeste kuludega ideid turul läbi testida ja aru saada, et millised päriselt on need ideed, mis klientide silmad särama panevad. Nii et see on siis see protsesside ja praktikate pool. Ja loomulikult siin otsas on siis ka finantsid, et kas nad on siis meil on jagatud 3 kategooriasse, investorid, toetused ja omafinantseering. Kõik algab loomulikult altpoolt omafinantseeringust. Siis on esmased nii-öelda kohaliku turu toetused, erinevad ka toetusteenused, mida saab näiteks EAS-ist, on ju. Ja ühel hetkel tekivad siis ka investorid. On nad siis nii-öelda nagu isiklikud kontaktid, ehk siis sõbrad, tuttavad ja need, kes kaastundest raha annavad ja siis, kui idee on juba päriselt, kliendid näevad, et sellel ideel on jumet, et siis tekivad juba siis varased inglid, riskikapitalifondid ja nii edasi. Ja viimane kategooria siit alt üles liikudes ongi siis partnerlus ja avatud innovatsioon. Ja siin võib-olla see kõige olulisem murrang ongi siin kuskil see ootus sinna 4. tasemele, et eks see ootus on see, et ettevõtted, et kui nad näevad probleemi, millel neil ei ole lahendust, et siis julgelt teeksid koostööd uurimis- ja arendusasutustega, et on need siis ülikoolid või muud teadusarendusüksused, aga ka teised ettevõtted. Ehk siis nagu öeldakse, et kõige suurem innovatsiooni tegur on inimeste liikumine. Ehk siis, kui kaasatakse kogemusi ja oskusi väljaspoolt ka enda organisatsiooni, siis seal tekib reeglina üks väga-väga suur innovatsioonihüppe võimalus. Ehk siis mina olen ka siis nende ettevõtetega ka siis teise etapina täpselt selle läbi käinud ja läbi käinud selle siis umbes sellises vormis, et nii, et hindame ära, kaugel te olete oma kultuuri inimestega, kus te olete siin väärtuspakkumisega ja nii edasi. Et selliselt läbi mängides tekib arusaamine, kus see põhioskuste tase on. Ja pärast Inge näitab ka veel ühte sellist lihtsamat vormi, kuidas saab hinnata, aga et ütleme, et need ettevõtjad, kellel on juba sügavam huvi, siis nendega on võimalik seda läbi selle sama tabeli niimoodi analüüsida. Ja selge on see, et ükski ettevõte ei ole lineaarselt ühel tasemel. Et milleski ollakse paremad, milles kuskil on suuremad väljakutsed. Ja siin see efekt ainu tekibki, et kõigepealt tulebki siis aru saada see positsioneerimine, et kus ma olen. Selleks on siis meil see enesehindamise küsimustik, mis on suures osas tekkinud EAS-i väga tublide inimeste tööl. Siis sealt tekib, kui enesehindamise plaan on tehtud, siis sellest on vähe, siis tuleb igal juhul võtta ette see tabel, mida ma ennem näitasin.
ja tuleb aru saada, et okei, kui ma olen sellel tasemel, siis kus on need arenguvaldkonnad, kus ma peaksin tegema arenguhüppe. Ehk siis tuleb hinnata, vaadata seda teekonda ja ehk siis seda plaani ja märkidagi endalegi ära, et mis on need kohad, kus ma pean arenguhüppe tegema. Ja siis tekib küsimus, et okei, aga kuidas ma saan siis muutuda, kuidas ma seda muutust ellu viia saan. Ja siis siia me siis juba ühel hetkel, see unistus siis ongi see, et selle aasta juba teisel poolel me oleme võimelised presenteerima innovatsioonitrepi veebikeskkonda, kus siis on võimalik, tulen korra siia tagasi, näiteks, et kui ma tahan tulla siia innovatsiooni juhtimisse, ma tahan teada, et okei, kui sealt on võimalik innovatsioonis tõeliselt efektiivsust võita ja hinnanguliselt mina ütleks, et innovatsioonile kulutatud igast eurost on hea innovatsioonijuhtimise protsessiga võimalik 50% kokku hoida. Et siis nad tahavad teada, et okei, aga kes oskab mul seda nõu anda või kes on need konsultandid või kus on need koolitused, siis et iga selle ploki juures, siia siis piltlikult öeldes klikkides tekib siis niisugune väike infobaas kirjeldustega, et kus selle kohta abi leiab. Et see on siis see soovitud staatus, kuhu me selle punktiga 3 spetsiifiline tugi, teadmised, kontaktid, inspiratsioon, aga konkreetsed teenused, aga ka toetused mõnel juhul, kus see siis kõik välja paistma hakkab. Ja võtangi oma siis loo kokku, ehk siis see mudel on loodud siis ökosüsteemi meeskonna tööna ja ta on siis arenemise faasis, et täna ta siis ongi selline nii-öelda teoreetiline mudel olemas ja see, mida me ehitama hakkame, kohe kui ministrid on paigas, täna oleme natukene ooteseisundis, siin kõik nii EAS kui ka siin erasektori poolsed esindajad siis selles töögrupis. Et kui saame jälle uued ministrid paika ja load paika, siis läheb selle järgmise etapi arendamiseks, et siis tuua need töövahendid ettevõtjateni. Aga siin koha peal võtangi mina enda loo kokku ja ma ei tea, kas tekkis veel mingid küsimusi. Raul on ju, me saadame, on ju kindlasti või need on äkki saadetud need detailsemad tabelid ka? Tere, ja see detailne tabel oli seal vist juures, aga ma ei tea, kas sobib nii, et Inge äkki räägib edasi, et siis võib-olla mõni küsimus saab juba seal vastuse ja et pärast arutame siis seda kokkuvõtvat. Väga hea. Muidu äkki Ingel jääb siin ajast puudu, ma ei tea, kui põhjalikult sa oled mõelnud. Aga jah, aga ma võtan kohe jutujärje üle, et ma loodan, et minu ekraan on näha. Kohe tõstan teid kõrvale ka, et juhul, kui kellegi kätt tõstab, et siis ma näen ka. Nii, aga tegelikult ma ise lootsin, et ma saan teile tutvustada ka veebiversiooni. Me tegime targatööstuse konverentsi jaoks veebiversiooni, kus seesama test oli võimalik läbi viia siis 5 minutiga, kus oligi ekraanile tuligi kohe 4-5 küsimust. Ettevõte sai ära valida ja kohe järgmise küsimuse juurde minna. Et me tegime kuskil 10 ettevõttega, tegime siis seal koha peal innovatsioonitrepi ära ja see võttis aega 5 minutit. Seesama Excel, mis praegu teil ekraani peal on, seda Excelit ma olen nüüd läbi viinud 4 ettevõttega. Esimesed 2 ettevõttega ma tegin niimoodi, et ettevõte oli telefoni otsas ja ühe ettevõttega oli ta liikus punktist A punkti B. Mina lugesin talle ette küsimuse ja siis vastused ja võttis aega 27 minutit, kui me jõudsime need 21 küsimust läbi viia. Teise ettevõttega oli see, et me olime kõnes, kus ka tal ei olnud võimalik siis ekraani üle võtta, et me ei saanud ekraani jagada. Mina siis nagu tutvustasin talle ja rääkisin ja teine intervjuu võttis mul 22 minutit aega. Ja eelmine reede õnnestus mul teha siis ka ettevõttega siis juba teistlaadne kohtumine, kus oligi samamoodi Teamsi kohtumine.
kus tegelikult oligi, et kus ettevõtja siis nägi neid vastuseid nii, nagu ma täna teiega teen. Et ei ole ükski variant või tähendab see 4 varianti, mida ma olen siis nagu teinud või 3 varianti tähendab, mida ma olen teinud, et üks on siis see veebiversioon, mis oli hästi lihtne, ettevõte seisis mu kõrval ja ta valis, et milline see õige nupp on. Või siis on intervjuu vormis või siis on nüüd sellise Teamsi vestlusega läbiviitav intervjuu. Et need on nagu selles mõttes, et tänased võimalused, kui me saame veebiversiooni töökorda, siis kõige lihtsam ongi see, et ettevõttele teha selline tutvustus, näidata seda mudelit nii nagu Ivo näitas seda sellist koondvaadet ja ütelda, paludagi ettevõttel, mis sa arvad, positsioneeri ennast ära ja kui ettevõte seda on teinud, siis saata talle link, kus ta siis saab tegelikult need küsimused ära täita, et see on võib-olla kõige nagu selles mõttes efektiivsem. Mis võib-olla veel tagasisidena on tulnud ettevõtjatelt on see, et ettevõte on ka tulnud, et aga kui minu ettevõttest keegi teine vastab, kas tulem on teistsugune? Vastan siinkohal, et tõenäoliselt ma ise nägin ühe ettevõtte puhul, kus ettevõtte finantsinimene oli vastanud 2 kuud varem selle küsimustiku ja mina tegin siis tegevjuhiga, siis tegevjuhi poolt antud vastused olid positiivsemad kui finantsjuhi omad. Kas see on nagu selles mõttes on 2 kuuga on olukord muutunud, võib-olla, et tegelikult kindlasti ettevõte on pidevas muutumises ja erinevad inimesed annavad erinevat vastust, et siin ka ei tohiks nagu ära ehmuda. Pigem on see, et mingites vastutes on need kindlasti ühesugused ja mingites kohtades minnaksegi erinevalt tänu sellele, kellega intervjuu läbi viiakse või kes selle küsimusele vastab, tema kogemusele. Aga see on nagu sissejuhatus ja hakkame liikuma, et seesama Exceli vorm oleks siis ka teile siis tegelikult hiljem kasutatav ja te saate omakorda ettevõtetega seda läbi viia. Kui te olete juba teinud 1-2 intervjuud ära, siis teil enda kas tekib nagu küsimusi või teadmine rohkem, et tegelikult ei tohi peljata ja ettevõttele öelda ka, et see on prototüüp. Ja see on koht, kus me koos ettevõtjatega areneme, et kui mõni küsimus võib olla kohmakas või et ei oska vastata, siis tegelikult meie jaoks, töögrupi liikmete jaoks on ülioluline, et teie tagasiside jõuaks meieni, sest et me ei taha teha iga kuu neid muudatusi, aga 1 või 2 korda aastas selleks, et tegelikult seda täiustada on igati okei. Eks ole, Ivo? Nii, aga esimene küsimus on see, et mitu töötajad töötab ettevõttes. Ennem kui ma tegelikult edasi lähen, on ka see, et on olnud ettevõtted, kus tekib küsimus, et kas ma räägin nüüd konkreetselt sellest valdkonnast, mida ta juhib, räägib ta kogust organisatsioonist või räägib Eesti osast või räägib ta Baltikumist või räägib kontsernist. Siis tegelikult minu soovitus nüüd viimase kohtumisele juures oli, et lepime selle enne, kui me hakkame siia trepi vastust tegema, see tuleb ennem ette selle vastajaga kokku leppida, et siin ei saa olla see, et nüüd ma vastan nii nagu kontsern, nüüd ma vastan, nüüd ma istun siin tooli peal, et tegelikult ettevõtja, kellega seda tehakse, peab ennem läbi mõtestama, millistes kingades ta on ja kas ta vastab siis kas terve ettevõtte eest või vastab ta oma siis selle valdkonna või oma piirkonna eest, et siin võivad olla ettevõtjad lihtsalt erinevad, et aga see tuleb ka ennem läbi mõtestada. Ja hakkab pihta, et mitu töötajat on ettevõttes ja ettevõte siis vastab, et kas siis on 10 kuni 49 või üle 250. Et ma lihtsalt nüüd hakkan, ma võtan lihtsalt sellise viimase kogemusega ettevõtja. Järgmine küsimus on ettevõttega seotud, et kui suur on teie ettevõtte aastane käive? Ettevõte vaatab seda, kas siis majandustulemuste arvu äriregistrist või siis ta teab seda. Kui te ise tunnete ettevõtet, siis nendes kohtades on hästi hea, te ütlete, et kuule, aga sul oli üle 50 miljoni või üle 10 miljoni. Mida rohkem te ise ettevõtet teate, seda rohkem te saate juba, loete küsimuse ette, aga te saate öelda, et kuule, minu teada on ja siis ta saab ütelda ja või ei. Et kui ma praegu panen 10 miljonit. Edasi on see, et millega konkureerite turul. Ja siin on järgmised vastused, variantid on see, et hinnaga, ehk hind on see, et sarnaseid tooted, teenused on olemas ja hind on see, millega ta konkureerib. Hinnast järgmine tase on juba kvaliteediga, et ettevõte pöörab tähelepanu sellele, et milline tema toode teenus on. Edasi on juba järgmine on uuenduslik oma toode või teenus. Ehk ta on tegelikult juba eraldi ära tuntav
toode-teenus või täiesti uudse toote-teenusega ehk ta on turgu loov. Ta on oma kas tehnoloogia või täiesti tulnud nagu keegi teine seda ei paku. See on siis täiesti uudne toode või juba pakub, aga tema oli see, kes oli teerajaja. Enamasti ongi kas ettevõttes hind või hind ja kvaliteet. Kui on hind ja kvaliteet, siis valime juba kvaliteedi osa. Aga kui on uuenduslik omatoode, siis valime selle. Edasi on see, kui pikas ajahorisondis planeerite oma uuendustegevusi. Kuidas me seda mõtestame? Reaktiivselt ehk tekkis vajadus, peame nüüd nagu uuendust tegema. Või ettevõte tegelikult on planeerinud, tal on juba erinevad uuendustegevused on tal ära markeeritud ja ta teab, et need uuendused ma tahan 1-2 aasta jooksul ära teha. Või me olemegi kokku leppinud, et me paneme kirja, pipeline'i, kuhu iganes, et meil on need teemad, mida me tahame ära teha. Või on juba 2-5 aastane horisont, 5-10 aastane horisont, need on juba ettevõtted, kes tegelikult juba pikem vaade on, et ta teab, et näiteks mingid nõuded tulevad, ma pean mingid uuendusi tegema juba 10 aasta pärast, ma pean siin olema, mul ei ole võimalik enam niimoodi jätkata. Aga enamasti kas ettevõttel on reaktiivselt või 1-2 aasta perspektiiv on uuendustegevusel ette näha. Jälle ettevõte vastab, mitte teie. Järgmine küsimus, milline rahvusvahelise müügi ärimudel kirjeldab teie ettevõtet kõige paremini? Ja valikuvariandid on, et kas siis rahvusvaheline fookus üldse puudub, on üksikud rahvusvahelised turud, näiteks see ongi ettevõtte jaoks on Soome või Rootsi või Baltikum, juba selged rahvusvahelised sihtturud, Euroopa, Aasia, Ameerika, laialdane rahvusvaheline ambitsioon, et ta on tegelikult ongi piirkonnad on Aasia, Euroopa, ja globaalne on see, et ta ongi igal pool, et ettevõte jälle ütleb, kus kohas ta on, et kas siis on üksikud rahvusvahelised, selged rahvusvahelised turud või juba globaalne haare. Kuues küsimus, kas teie ettevõte teeb ise arendustegevust või ostab arendustegevust sisse? Ja siin ei ole selles mõttes õigeid valesid vastuseid, ettevõttel on, kas ta ei tee üldse, ta ostab sisse, ta teeb ise või siis on ta teeb ise ja ostab sisse. Ja mis see mõte ongi see, et on ettevõtted, kellel arendusmeeskonda ei ole, aga teatud üksingud uuendusi ta ostabki sisse. Või siis on see, et tal on oma meeskond, ta sisse midagi ei osta, aga uuendused käivad siis organisatsioonis sees, tehakse. Kui nüüd ettevõte on juba ütleb, et ta arendusi teeb ise, siis tõenäoliselt on tal arendustöötajad ettevõttes olemas. Nüüd on küsimus, kas on arendusosakond ka või mitte. Et siit saategi, kui ta on öelnud, et ma teen ise, siis saate juba uurida, kas on eraldi osakond. Viimane ettevõttega vestlus oli, siis ma kohe oskasin teda juhendada ja küsisin, et kas teil on selleks osakond, millel on oma eelarve ja oma näiteks juht või ta on siis kas siis konkreetselt mingi tiimiliige või ta on juhatuse all ja ettevõte jälle vastab, kas tal on siis oma arendusosakond olemas või mitte. Kuidas kirjeldate uuendusmeelsust oma ettevõttes? Tekitab jälle vastajates elevust, et kas siis on üksikud huvitujad ja on ainult juhtkonna teema või on juhtkonna huvi ja on juba eestvedajad. Uuendusega on seotud kindlad ametikohad organisatsioonis. Uuendusega on seotud pühendunud meeskond või terve organisatsioon on innovatsiooniprotsessiga seotud ja üldiselt, kui Ivo näitaski siin kas 1., 2., 3. tase, siis kogu organisatsioon innovatsiooniprotsessiga kaasatud, ta on pigem 4. taseme ettevõtted, ehk seal ongi läbi mõtestatud kõik kihid. Kui juba on üksikud eestvedajad ja juhtkond on kaasas, on juba väga hea. 9. küsimus, mis kirjeldab teie ettevõttes uuendustegevuste läbiviimist? Kas see on lihtsalt sellepärast, et on vajadus, mingi turg nõuab või on mingid, ütleme niimoodi, et omakorda partnerid nõuavad seda või on ta süsteemsus,
süstemaatiliselt teen, et ma teangi, et ma iga aasta ma pean uuendama, sest turg läheb muidu eest ära. Ma pean olema kursis tehnoloogiate, ma pean olema erinevate võimalustega, et ma tegelen sellega süstemaatiliselt või on strateegiliselt. Strateegiline tähendab seda, et ettevõttel on tugev strateegia ja uuendusmeelsus on strateegia sisse kirjutatud ja see ka tähendab tegelikult eraldi kas siis meeskonda, aga kindlasti ka eelarvet. Kui ta on strateegias kirjeldatud sisse, aga eelarvet ei ole, siis ta on ikkagi lihtsalt pigem paberi peal. Nii, 10. küsimus, et kas teie ettevõttes on kasutusel innovatsiooni juhtimise mudel ja mida ta ongi mõeldud siin, et juhtimismudel, et vastused ongi hästi lihtsad, et kas ta on, mudel on olemas või et me oleme mõelnud, et see võiks olla, on loomisel või kui te võtate kõik need erinevad kihid või siinsamas kõrval ämbliku, et erinevatel teemadel on tähelepanu pööratud ja innovatsioon on seal justkui sisse kirjutatud, ehk midagi on juba tehtud, tõenäoliselt loomisel, kui on loodud, aga veel ei ole täielikult rakendatud või siis on täielikult juba loodud ja rakendatud ka. Et see on juhul, kui see on strateegia ja jälle on eraldi eelarve, eraldi inimesed, siis on see täiesti usutav, et ta on loodud ja ellu ka rakendatud. Kui on vahepeal küsimusi, andke märku, et võib-olla ma vuristan ette, et ettevõttega tavaliselt on ikkagi see, et ma ei küsi ja ei vasta. Siis on lõbusam, praegu ma üritan ise vastata. Nii, aga ma käsi ei näe, nii et ma jätkan. 11. küsimus, et kuidas kirjeldate ärimudeli uuenduslikkust oma ettevõttes? Ja vastuse variandid siin on, et ärimudel on turuolukorrale reaktiivne, kui keegi turul uuendab, siis ma justkui pean järgi minema, sest muidu ma kaotan turuosa. Või ta on sõnastatud ärimudel, et ma tean tegelikult, et teenuse või tähendab oma klientide vajadustest lähtuvalt. Ja ta on nagu sõnastatud, mida ma siis omakorda ettevõtetele ja klientidele pakun. Ta on turul edukas ärimudel, ma turul eristun, ja see, mida ma toode-teenust pakun, mind tuntakse ära. On turul eelised loov ärimudel või siis on täiesti unikaalne ärimudel ja toimib innovatsiooniplatvormina, ehk ma ise juba ostan uuendusi sisse, ma teen koostööd ülikoolidega, startupidega ja ma ise tegelikult olen see innovatsiooni ökosüsteemi muutja. Ja ettevõte jälle loeb, mõtleb, sõnastab ja ütleb, milline see õige variant tema selles hetke olukorras, kui ta vastab selle küsimusele, mis tema teadmisel on. 12. küsimus. Kuidas kirjeldate tehnoloogilist uuenduslikkust oma ettevõttes? Ja see on eelkõige on see, et kas ettevõte kasutab erinevaid tehnoloogiat, kas ta uurib nende tehnoloogiate kohta ja kas ta praktiseerib, piloteerib ja vaatab, et kuidas tema tehnoloogia, et kas, kui erinevaid tehnoloogiat siis saab üldse kasutada, et ta kasutab valdavalt levinud tehnoloogiaid, mis on turul saadaval, ta ei ole võib-olla eristuv ärimudel, ta kasutab mõningaid uuendusliga tehnoloogiat, tal on oluliselt uuenduslikkusega kasutatavad tehnoloogiad või siis süvatehnoloogia lahendused ja ta on ise tehnoloogiaid loov. Et siin võib tuua näiteks Bolt, kus ta ise tegelikult arendab oma lahendusi või siis tööstusettevõtted, et pakkudagi omakorda kas siis tarneahelas toodet-teenust või olla ise oma tootega. Ta on sunnitud tegelikult pidevalt tehnoloogiliste uuendustega kaasas käima. Jälle ettevõte ise vastab. Kuidas kirjeldate oma toote uuenduslikkust ettevõttes, teie ettevõttes siis turul valdavalt levinud toode, ehk ta tegelikult ei eristu, aga ta on üks paljudest. Ta on parendatud toode, ta on küll üks paljudest, aga ta on oluliselt teistest omalaadsetest siis lisandväärtust pakkuv, on kvaliteetsem. Turul eristuv oma toode ja ta on võib-olla kaitstud intellektuaalomandiga. Kui ettevõttel on juba oma tooted, mis on intellektuaalomandiga kaitstud, juba tooteportfell või siis on hoopis tunnustatud bränd. Ja kui on avatud innovatsioonil tuginev oma toode, mis on tootekategoorias juhtiv, et jälle ettevõte siis vastab.
Kuidas kirjeldate protsesside uuenduslikkust? Olen siin 14. küsimuse juures. Ettevõte saab vastata siis, kas on turuolukorrale reageeriv protsessi tõhustamine ja see on eelkõige siis just ka digitaliseerimise, robotiseerimise osas, et sihistatud protsesside efektiivistamine, uuendustegevustest lähtuv süstemaatiline ja proaktiivne protsesside efektiivistamine või siis on juba süsteemne ja strateegiline pidev protsesside uuendamine. Ehk ettevõttes on juba pidevalt protsesside uuendamine on sees, võib-olla ka oma protsessi juht on olemas. Kui ettevõte on mingis osas oma protsessid ära digitaliseerinud ja tegeleb sellega automatiseerinud, siis ma usun, et see valik oleks kõige õigem. Kas teil on ettevõttes registreeritud intellektuaalomand? Siin on ka küsitud intervjuude käigus, et kui me oleme patendi teinud, on eristuv toode, peab siht välisriigis ära patenteerima või on kasulik mudel, siis ongi see, et kas tal on taodeldud juba see ja kas see on kaitstud. Et osade puhkudel on see, et oleme taotlemas, jah, meil on juba olemas üks patent intellektuaalomandiga kaitstud oma toode. Kas ettevõttel on eraldi arenduseelarve? Ehk siin ongi mõeldud, et kui ta ettevõte tegeleb uuendustega, kas see on reaktiivselt, tulebki juba siin erinevalt küsimustest välja ka, et kas süstemaatiliselt tehakse või strateegiliselt ja kas on eraldatud eelarve ja ettevõte saab siis uuendustega tegeleda, kas siis piloteerida või uuendusi ellu viia. Kuidas kirjeldate investeeringuid uuendustegevustesse teie ettevõttes? Jälle võib-olla võib tekitada osades ettevõtetes hämmikut, et kuidas ma nüüd vastan, et kui ongi täiesti uuendusmeelne ettevõte, siis ta võib öelda, et ei, juba nagu selles mõttes ligikaudu 10%, aga kindlasti võib-olla mitte miljon. Osade puhul on juba see, et kui tulemid ongi seal kõrgemad käive seal üle 50 miljoni, siis ongi, et miljon, kui investeerib uuendustesse. Ja siin on see, et kui ongi fookusest uurimis- ja arendustegevused, ehk ta on öelnudki, et eelarves on eraldatud, siis saabki juba vaadata võib-olla, et kas ta on 2 või 10%, aga kui ta on niimoodi, et ikkagi eelarve ei ole, aga tehakse mingeid uuendusi, et kas siis on see, et ta on nüüd juhuslikud või siiski on ta tegelikult on see, et fookuses on nii digitaliseerimine, automatiseerimine, mõningane tootearendus ja siis võib-olla saab korraks minna sinna eelmise küsimuse juurde tagasi, et aga kui eelarve on või kui vahendid antakse, siis tõenäoliselt on ikkagi eelarve ka ja eks teda ongi see, et väga okei on ka vahepeal minna tagasi küsimuse juurde ja oli see mul üks intervjuu, kus oli, oota, lähme sinna 10. küsimuse juurde tagasi. Nii, kui me nüüd võtame 18. küsimuse, et millistest allikatest finantseerime peamiselt, millest finantseerite siis oma arendustegevusi, valikud on omafinantseering või laenukapital, kohaliku turu toetused, ehk siin on mõeldudki erinevalt siis Eesti riigi toetused või siis oma isiklikud kontaktid. Edasi on juba kohalikud ja rahvusvahelised fondid ja varalise faasi äriinglid, riskikapital ja rahvusvahelised uuringutoetused ja investorid. Et jälle, kui on ainult ettevõtte omakapital ja laenukapital, siis pigem see, kui ta kasutab juba ka erinevad, kas siis KIK-i toetuseid, EAS-i toetuseid, siis ta saab juba valida kohaliku turu toetused. Kui edasi juba on Horizoni ja Eurostarsi toetustega ja koostöös siis äriinglitega, see on juba järgmine valik. Kas teie ettevõte osaleb tehnoloogia või muudes valdkondlikes võrgustikes? Siis ütlen ausalt, ettevõtete kohati on seda küsimust raske vastata, sest siin on ka ei või jaa. Et mida see siis tähendab? Et ongi, et kas on ta võrgustikes, kas ta on erialaliitudes, klastrites, kas siin on just mõeldud siis kohalikes. Järgmine küsimus on juba, et kas rahvusvahelistes koostöövõrkudes, et kui ta on, tema toode, teenus on välisturul, ja kas ta siis tegelikult on kursis erinevate nagu võrgustikega, kas ta on seal tarnelahela osa, kas ta läbi oma kohalike võrgustiku ka puutub sinna kokku.
Ja viimane küsimus on seotud siis koostöö ülikoolidega ja siin on see, et kas siis seotud üksikute projektidega pidevalt tehakse siis koostööd või siis on juba, või tähendab, tehakse koostööd siis toote parendamisel või on siis see põhine koostöö. Ja siin on jälle, et kui ettevõttel on praktikandid, käivad ülikoolide juurest, igal aastal võtab praktikante, nad ise teevad koostööd, kasutavad ülikooli laborid, neil on koostööprojektid, siis on kindlasti viimane. Kui toote parendamisel, et tehakse üksikuid koostööprojekte võib-olla siin kord aastas või üle aasta, siis saab juba valida, et on toote parandamisega teotud või siis üksikute projektide raames. Ja nüüd, kui ma vastasin siis ettevõtte eest neid küsimusi, siis tulemuse skoor tuli siia ülesse 3,08 ja tõlgendamine ettevõtte jaoks ongi see, et kus siis saabki vaadata, et strateegia juhtimine nende küsimuste vaates on 4. tasemel, ettevõte on sellega tegelenud. Inimeste osas on tal tegelikult pigem madalam siis skooringu tase, kus ongi see, et tõenäoliselt kas siis kuidas siis inimesi kaasatakse erinevatesse uuendustesse, kuivõrd uuendusmeelne kogu organisatsioon on, kui palju sellest räägitakse ja samamoodi vahenditega, et kui minnakse rahvusvahelisse koostöösse, ka koostööprojektidega, erinevate taotlustega, ka seal konsortsiumites olles tekib tegelikult laiem ka selline suhtlus, millised on siis ootused, millised on võimalused ja koostööd teha rahvusvahelise suunal sunnib ka ettevõtted tegelikult väljapoole vaatama ja oma mugavustsoonist väljapoole minema, et siin ka vahendite osas ei tohiks peljata, et ainult oma vahenditega edasi liikuda. Aga see on jälle see, mis on ettevõtte ambitsioon, et tegelikult see konkreetne ämblik ja see vastus tuleb vastavalt sellele, kuidas ettevõtte vastas. Nüüd on järgmine samm, et milline on ettevõtte ambitsioon, et kui ta siin tasemel on, et kuhu ta tahab jõuda. Et ma näitan ka ühte sellist pilti, et me tegime sellise joonise, et kui meeldetuletuseks, et Ivo just näitas, et kui ettevõte ennast positsioneeris ära, et võt, et kas ma olen siin 2. või 3. tasemel, kui ma siin visuaalselt nagu vaatasin, nüüd esitati küsimused, nüüd on ettevõte, et sellised on erinevad, me oleme püüdnud ära markeerida, et millised on erinevad teenused erinevatel tasemetel ja kui me tuligi ettevõte, praegu tuli siin 3. tase, siis vastavalt selle ambitsioonile, kuhu nüüd ettevõte tahab liikuda, saame vaadata, et kas siis ühendasutusel on teenuseid pakkuda, on pakkuda maakondlik arenduskeskudel, innovatsioonilistel KIK-il, ehk tegelikult, mis on see järgmine samm ja mõte ongi see, et kui me oleme erinevate partneritega koos, et siin samas partnerite pilt, mida Ivo ka näitas, et me oleme nagu koostöös ja meil plaan ongi, et mitte ainult ühendasutuse teenused ei saa siia ära markeeritud, vaid ka tegelikult ökosüsteemi pakkumine, et ettevõte näitas ära, et kus või tähendab positsioneeris ära, kus tema sellel innovatsioonitrepil asetseb, siis on edasi, mis on tema ambitsioon, millega tema tegelikult nagu ettevõttel, mis on nagu selle järgmise 1-2 aasta suund ja siis, et kas meil on talle pakkuda teenuseid, tegevusi, võrgustamist, et ta saaks siis tõusta kas siis 1 või 2 sammus järgmisele tasemele. Vot. Et sellisel kujul ma ka ettevõttega selle trepi läbi käib. Ma ei tea, kui palju mul praegu aega võttis, aga mida rohkem ettevõttega neid arutada, seda kiiremini ta läheb. Ja ei tohiks peljata, et esimene selline intervjuu ära teha, tekib teil endal teadmine, mida te veel ei tea. Ja ma täna ka Rauliga arutasin, et kui te olete ettevõttega minemas seda intervjuud tegemas, olen hea meelega nõus tulema kaasa või siis pärast küsimustele vastama, et miks ma seda teen. Loomulikult aega mul ei ole ülearu, aga selleks, et see trepp saaks veel paremaks,
ma hea meelega annan selles mõttes lubaduse, et olen teiega kaasas, seepärast et me oleme teekonnal. Kui meil ei ole häid küsimusi ja seda võib-olla ka kohati ütelda, et kuule, see üldse ei toimi, siis me ei saa seda paremaks. Et selle võrra ma olen hea meelega valmis tulema kaasa teiega kas ettevõtte juurde või kui te olete ettevõtetega neid reppe siis küsimustikke teinud, et teil on küsimused, et usun, et ka Ivo hea meelega on valmis vastama, et mida me siin ühe või teise küsimuse all mõtlesime või et me olemegi valesti mõelnud ja peamegi ringi mõtlema. Aga kes seda treppi veel teevad? Et võib-olla ma seda taustan, et me ühendasutuses kliendihaldurid võtavad järjest rohkem neid innovatsioonitreppe tegema. Siis innovatsiooniliidrite klubis klubiga on suurettevõtted liitunud ja seal me teeme innovatsioonitreppi küsimustikku, siis ettevõte ise saab, kui me käime konverentsil, et ta saab teha selle kiirtesti. Plaan on siis, et ka teie oma liidu ettevõtetega teete küsimustikku läbi. Mis probleem siin tekib, on see, et ettevõte võib ütelda, et aga ma olen midagi sellist teinud. Siis ärge, nagu selles mõttes ma arvan, et ei ole halb, kui ta tahab uuesti teha, aga võib-olla me peamegi jagama siin mingi sammu tagant, et kellega on juba nii kaua, kui meil ei ole seda ühtset infosüsteemi, et jagame infot, et kellega on juba tehtud, et meil tekib ka see teadmine ja mis need siis sellised positsioneeringud on. Ja siin ei aita sellest, et see positsioneering on 3,09, või tegelikult ongi, et mis need sammudes nagu on. Et võib-olla ka see on hea, kui ettevõtte jaoks küsida üle, et kas neid tulemusi võib jagada siis töögrupi liikmetega, ehk tegelikult ongi innovatsiooni töögrupi liikmetega, et me ei kuritarvita, aga me kasutame selleks, et seda mudelit veel paremaks teha. Aitäh, Inge. Mis Indrek ja Liina, kas te oskate öelda, mis ajaraam nüüd on, eks ju see arendusnõunik projekti pikendus on nüüd aprilli lõpuni, aga mis ajaraamis võiks saabuda see tagasiside arendusnõunikelt, kellel on võimalik seda testida, et siin on, eks ju, kuu aega on nagu ilmselt maksimum. Jaa, et kui ma õigesti mäletan, siis mis oli see nädal enne aprilli lõppu on nende selle lõpparuande tähtaeg. Ja see sai sinna ikkagi nendele ülesannetesse rangelt vabatahtlikult, et eks siis näis, kui inspireeritud. Aitäh teile igatahes, niimoodi aeglaselt saime vedama ja tehnilisi probleeme oli siin ka minu poolt selle korraldamisel kõigepealt, et see koosolek algselt kestis meil 2 päeva, aga lõppkokkuvõttes olid väga head ettekanded, sisukad, ma usun, et kõik, kes tahtsid, said väga palju targemaks. Et see sõltub jah nõunikest, et kui palju nad jaksavad ja jõuavad sellesse, et see on siis üks nende selle lõpparuande lisa on need innovatsioon, nende selline kirjeldus selle kohta, et mida nad on innovatsioonitrepiga seoses teinud. Et te võite siia praegu ka öelda, et mis on see, et mida teie sooviksite ja et kuidas see nagu kõige paremini, et Ingest see oli väga hea juba minu esimesele küsimusele, ta vastas ära sellega, et ta on nõus ise kaasa tulema vajadusel sellele innovatsioonitrepi esimestele läbiviimistele, siis kui nüüd nendel nõunikel õnnestub liidu liikmeid veenda, et ma sain aru, et tegelikult mõned need nõunikud on nagu üritanud seda teemat tõstatada, aga see tagasiside siiamaani vist ettevõtete poolt on olnud jahe, ütleme niimoodi. Et sõltubki nüüd siis, seda peavad ilmselt nõunikud ise kommenteerima, et mis nende nagu usk on ja kuidas nad näevad seda edasi juhtumas. Ma ütleks veel enda poolt, et kui me nüüd räägime nendest lõpparuannetest ja see, et mis te sinna kirja panete, et need lõpparuanded peavad meie kätte jõudma aprilli lõpus, siis meie poolt rahastatav periood saab lihtsalt läbi. Aga see ei tähenda, et kui see periood saab läbi, et ärge enam edasi midagi tehke, vaid vastupidi, tehke nii nagu jõuate, et kui jääb midagi pooleli, siis jääb pooleli, teete hiljem teise rahastusega edasi, et selliseid kunstlikke jooni ei ole mõtet siia tõmmata. Et lihtsalt sinna meie aruandesse panete kirja täpselt selle, kui kaugele te olete jõudnud
ja siis lähete edasi. Mulle tundub, et see atraktiivsus ettevõtja jaoks võiks olla ka see, et tõesti see esiteks annab sulle tagasisidet, kui hästi sa oled valmistunud erinevates valdkondades innovatsiooni süsteemseks käsitlemiseks ettevõttes ja ikkagi see, et sinna tulevad need teenused ja nõuanded juurde, eks ju, et kuidas liikuda edasi, et see on ikkagi nagu abimees neile, kes tahavad seda enda konkurentsivõime tugevdamiseks ette võtta. Kas Inge, kas sa seda Excelit oled arendanud ka, et kas sa selle uue lingi saad siia panna või kas ma panen selle vana Exceli lingi praegu nendele, kes tahaksid kohe minna seda torkima? Ma panen kohe selle uue, sellepärast me peitsime need Heidi need ära, me ei ole seda uuendanud, aga see viimati, mis me saatsime, seal olid need liiga palju neid tabeleid, aga ma kohe saadan selle Exceli kogu siis Indrek või Liina, Emma, kummale saadan. Aga mida ma tahtsin veel kokkuvõtteks teha, et ärge peljake ettevõtetega rääkida, et täna tuli minu postkasti reedel tehtud siis intervjuuga ettevõtet on see, et aitäh huvitava vestluse kokkuvõtte eest, tegite minu töö ka lihtsamaks ja nüüd on mille pealt edasi mõelda. Et tegelikult ja ütleme, et meie reedene vestlus hakkas natuke skeptiliselt, ettevõte ei olnud päris veendunud, kas ta üldse on mõistlik seda treppi teha, sellepärast et ta ütleski, et ma olen suurest organisatsioonist üks osakond ja me leppisime kokku, et aga teeme selle ühe osakonna pealt, teeme siis selle innovatsioonitreppi ja ta tegelikult ka intervjuu lõpus ütles, et see oli super, et ta tegelikult ei osaks seepärast, et kui ta vaatabki seda maatriksit, ta ütles, et ma olen tuntunud materjalidega, mul on pilt selge. Ehk ta tegelikult ei tunnetanud, et kui me teeme selle intervjuu läbi, siis ta tegelikult hakkab koos mõtlema ja ta saab nüüd omakorda oma juhtkonnale, oma omanikega tegelikult suhelda ja ka oma meeskonnaga ütelda, et kuulge, et me saame seda ja seda veel teha. Et selle võrra mina küll julgustan, et see võib tunduda, et ettevõte on pigem, et kas see momentum on õige, siis seal ei ole õiget ega valet momentumit. Tegelikult julgustage ettevõtet ja võite ka kas või üteldagi, et mida te ise ei vii läbi, ma võin ise tulla esimese intervjuu teie ettevõttega ise läbi viia, et saate selle julguse ütelda, et kuulge, et ühendkasutuses on innovatsiooni osakonna juht on täitsa valmis tulema, rääkima sellesse, millest ta usub. Kas on äkki kellelgi ikkagi nüüd kohe tekkinud mõtteid ja küsimusi autorite grupile või selles autorite grupis osalenud inimestele, kes on eksklusiivselt tulnud rääkima? Ma kasutaks juhust, ma ei tea, tõstsin kätte. Ma arvan jah, et see on tegelikult päris hea materjal. Nagu täitsa ilusti on nagu innovatsiooniprotsessi osad ja selline omavahelised seosed ja on siin nagu välja toodud, et ma arvan, et see on nagu täitsa selline päris selline süstemaatiline lähenemine. Ma natukene mõtlesin ühe endise tööandja peale, et kui ma näiteks lähen nende küsimustega tema juurde, siis tegemist on ühe suurema ettevõttega, kus tooteportfell mälu võib alt vedada, aga ma arvan, 300 pluss toodet ja ütleme 10 pluss erinevat nagu kategooriat, see oli üks toiduettevõte. Ja see portfell oli nagu suhteliselt selline mitmekesine, et mõned tooted olid sellised, mis olid nagu sellised väga traditsioonilised ja arhailised. Mõned tooted olid sellised, mis nii-öelda aeg-ajalt läbisid siis mingisuguse sellise uuendus- või innovatsiooniprotsessi ja mõned tooted olid siis väga innovaatilised. Ja siis nagu tulebki nagu see küsimus, et näiteks, et kui nüüd ma küsin selle ettevõtja käest, et kas sa oled siis nagu nii-öelda selles nii-öelda price fighting segmendis või sa oled siis kusagil keskel või sa oled siis nagu selles suuremas väärtusloome segmendis, siis tegelikult õige vastus vist oleks, et 5% on see nagu või ütleme 10% selles kõrgemas väärtusloome segmendis, seal siis mingi suurem protsent keskel ja siis on ka mingisugused tooted, kus ongi ainult hind, mis nagu loeb, et mis seal nagu see õige vastus võiks olla, et kui seal nagu ei ole sellist nagu ühest
ühest nagu lihtsat vastust võimalik anda, et kuidas siis nagu tuleks neid vastuseid nagu tõlgendada või nagu või klassifitseerida, et noh, mulle nagu võib-olla ma teen liiga, aga mulle tundub, et see on nagu pigem sellisele väiksele ja nagu keskmisele ettevõttele orienteeritud, et sellise komplekssema ärimudeli puhul seal võib tekkida päris mitme küsimuse juures nagu mitmeti vastamise variant ja kõik need vastused on tegelikult nagu õiged. Et mis siis nagu tuleks sinna nagu ankeeti märkida? Ütleme niimoodi, et ankeetis ikkagi märgid seda, mida ettevõte nagu sellel hetkel ütleb, et see on õige vastus. Kui ettevõte tahab nüüd, ta on saanudki selle tulemi. Näiteks mul oli siin ka näide, kus ettevõte ütles, et ei, see pilt on liiga hea, mul on nii suur teekond veel minna. Siis tegelikult osade ettevõtte puhul, mida me nagu pakumegi välja, ta ütleb, et see on liiga haigla temperatuuri keskmine, et mul on lähen detailid, siis tegelikult me pakume ettevõtetele innovatsioonivõimekuse diagnostika, kus siis tegelikult tulebki ettevõttest juba 8 kuni 8 liiget erinevatest osakonnast, osad juhid, osad eksperdid, spetsialistid ja tegelikult tehakse siis tegelikult veel rohkem detaili ja juba siis innovatsiooni nagu selles mõttes, et millega siis tegeleb, et kui hästi on siis protsessid, kui palju on tegelikult toetavad üksused, kui palju, mida osakaal, see ongi sellel konkreetsel, kuidas ma ütlen, toote-teenustega, kas on 5% või 6%, et tegelikult ütleme niimoodi, et see ei ole, innovatsioonitrepp ei ole nüüd väikestele, keskmistele ega suurtele, vaid tegelikult ta sobib päris paljudele. Küsimus ongi see, et mis on ambitsioon ja pakkumine ongi edasi, et kui ettevõte ütleb, ta ei rahuldu sellega, et tal ongi veel pikk tee minna, kihid on veel nagu tihedamal, siis tegelikult ongi järgmine samm on juba minna nagu sügavuti järgmiste tööriistadega. Aga siin ei ole nagu selles mõttes, et ei, talle ei sobi. See sobib päris paljudele, sest sealt saad see temaatikat, millega edasi minna. Iga küsimus annab tegelikult võimaluse minna nagu sügavameti. Et see sama ämblik, mis ma näitasin, ongi see, et nüüd millega ettevõte tahab edasi tegeleda ja sealt edasi minna. Kui tuua siia võib-olla võrdlus, siis jah, et see test on, see on ikkagi kiirtest, on ju. Et see on nagu COVID kiirtest, on ju, et kas sa tahad minna tingimata seda päris asja minna tegema või sa oled veendunud, et sa vajad ravi, siis ta ongi nagu see kiirtest, ta võtabki tegelikult vähe aega. Ja võib-olla siin nagu sinu selle otsesele küsimusele vastates, et ma soovitan üldistada, et kui ikkagi küsidagi, et aga milline on valdav osa ärimudelist? Ja siis see vastatagi selle valdav osa ärimudelist. Kui valdav osa ärimudel on selline, siis see on selline, et see on paljude puhul on see välja tulnud, et meil on, et on ka nagu innovaatilist osa, käibest moodustab väikese osa, kuidas me seda kajastame, et selle küsimustiku mõte ongi minna mitte detaili, vaid andagi niisugune kiir nii-öelda test. Aga see küsimuse püstitus on väga adekvaatne, see on selles mõttes, et see on hea, et see seda tõstatas, sest see võib väga paljudel ette tulla, seesama, et siis ongi julgelt öelgegi, et tegemist on sellise kiire indikatsioonitestiga, üldistame ja vaatame valdavat nii-öelda siis taset või mudelit konkreetse küsimuse puhul. Miks mul nagu need mõtted tekkisid on see, et me tegelikult nagu esimese kaardistamise tegime ära ja siis selle kaardistamise käigus olid mõned küsimused sarnased ja seal me nagu puutusime kokku nende vastustega, mida nagu päris nagu üheselt ei olnud nagu võimalik anda. Aga kui juba moment on nagu vist aega on ka veel natukene, et ma küsin teise nagu sellise mõtte, mis mul hakkas nagu sügelema, et ma olen nagu minu ajaloo poolest selline brändiusku nagu ettevõtete selline kogemusega. Ja eks ta nii on, et kui sul on nagu näiteks 2 identset toodet ja üks nendest kannab sellist tugevat ja tuntud rahvusvahelist brändi ja teine on võib-olla väga selline lokaalne ja tundmatu, et siis see tugeva brändiga tootel on turul teatud eelised. Nii selle, ütleme, nii väärtuse loomise seisukohast kui ka ütleme siis nagu skaleerimise poolest või skaleeritavuse poolest ta saab võimalik nagu kergemalt turule viia. Jällegi, kui ma mõtlen toidu kontekstist. Et see nagu brändide teema oli selles küsimuseks nagu täiesti nagu välja jäetud, et see ongi nagu siis puhas selline teadus-arendustegevus, innovatsioon ja siis kuidagi nagu
minnakse nagu siis nagu sellest astmest või sellest, ütleme siis nagu väärtusloome etapist kuidagi nagu üle, või eeldatakse, et see ongi nagu tugev bränd, kui on hea toode või selline provotseeriv küsimus. See brändi teema nüüd sellest lühitestist on küll välja jäänud, aga trepist ei ole, et kui me vaatame siin siis alt 3. plokk väärtuspakkumise uuenduslikkus ja selle sees on oma toode ja intellektuaalomand. Ja siin 4. tasemes on siis toodud kaitstud tooteportfell ja tunnustatud bränd, et siin nagu see brändi nii-öelda väärtus on siia sisse toodud. Olen ise ka brändi usku, aga et jah, et võib-olla ta isegi võiks olla, ma võtan seda kindlasti tagasisidena, panen ka kirja, et selle brändi käsitlus võib-olla võiks olla selgem ja korra vaatame ka seda lühiküsimustik, et võib-olla tõesti tuua ta sinna ka sisse. Väga hea märkus. See oli jällegi üks tagasiside ettevõtete poole. Kui me nagu uurisime seda siis nagu võimet laieneda eksportturgudele, siis nad tõid selle välja, et kas Eestil või siis mingisugustel ettevõtete grupil oleks selline tugevam bränd ja rahvusvahelisemalt tuntud, siis nad arvavad, et neil oleks ka nagu kergem selle kuidagi vihmavarju all liikuda või kuidagi nagu siis seda seondada ennast sellise nagu tugeva kaubamärgiga. Väga väärtuslik tagasiside. Aitäh. Aitäh. Iseenesest, kui kõik sellised küsimused ja ideed, kui teil nüüd õnnestub mõnede ettevõtetega kohtuda, et kõik sellised tekkinud küsimused, kui teil on vähegi need nii-öelda meelde jäävad ja üles kirjutatud saavad, et need on ääretult hindamatult vajalik tagasiside. Et ma ei tea, äkki Raul, kuskil seal päris perioodi lõpus teeme siis need, kellel on sellist tagasisidet jagada, äkki väikse siukse ka Teamsi kohtumise ja kuulaks hea meelega seda, kui on tekkinud veel selliseid kommentaare ja tähelepanekuid, et see on see, mis tegelikult seda sisulist lisaväärtust juurde annab. Võime selle uuesti, võime saada kokku ja igal juhul julgustan ka kirjalikult saatma seda tagasisidet, mis tahes kujul ta siis on, et üks asi on see, milline see mudel on täna, aga ongi, et tulevikus ilmselt annab seda ka edasi arendada ja skaleerida, et seda muuta nagu paindlikumaks ja nii edasi. Et tõesti, et sellest on nagu varem ka juttu olnud ja ilmselt on siis oluline info, aga Aivaril on siin käsi püsti veel. Jah, ma ei saa ju kunagi kommenteerimata jätta midagi. Et ma kordaks seda, mis ma olen juba paar korda öelnud, ka sellel üritusel, kus me eelmisel aastal kaasatud olime ja analüüsisime, et minu meelest, mis puudus on praegu sellel teemal, on see, et siin ei ole viidatud ühelegi ISO 56000 seeria innovatsioonistandardile. Ja neid on tänaseks juba 5 ja viimane neist on vist news, et ei ole veel Eestis kehtestatud, aga 4 tükki on ja 2 neist sai isegi eesti keelde tõlgitud. Et minu meelest positiivne oleks ikkagi see, kui see innovatsioonitrepp ei oleks asi iseeneses, vaid see oleks ikkagi nii-öelda sisseastuv juhendmaterjal ka selleks, et kuidas siis ikkagi luua endal ettevõttes innovatsioonisüsteemi. Sest need standardid on seal terminoloogia kohta ja on innovatsiooni, ütleme, väliskoostöö kohta ja on intellektuaalomandi kaitsmise kohta kõik praktiliselt olemas. Ja mis praegu üks valdkond, mis täiesti puudub muidugi siit sellest trepist, on see, ütleme, auditeerimise teema, mis on ka muidugi standardis sees, sest et ma näen, et ettevõttel, mis vähegi suurem on mõtet ikkagi see innovatsiooni juhtimine endal integreerida juhtimissüsteemiga, mis kindlasti on olemas, sest see võimalus on olemas. Nii et selle suunal oleks minu meelest väga kasulik, kui oleks viiteid. Aga võrreldes nüüd sellega, mis ma kuu aega tagasi alla tõmbasin selle XLS faili, on nüüd selle radargraafiku lisamisega minu meelest oluliselt ka selle väärtust tõusnud tegelikult, sest see on ju tegelikult see mudel, et see number seal üksi ei näita midagi. Ja ettevõtte jaoks, enesehinnangu jaoks on see kindlasti hea vahend,
aga mida mina näen siin kohe on ju see, et tegelikult see on üsna tundlik info ettevõtte kohta, et ma kahtlustan sügavalt, et kindlasti ettevõtted ei ole huvitatud sellest, et teha neid asju näiteks veebis, kus nende info satub kusagile ja on identifitseeritav ja viidatav, et kui sellest veebirakendusest rääkida. Aga jah, pärast seda, kui ma esimene kord seal üritusel osalesin, siis ma saatsin meil kah infokirjas viited kõigile võrgustikku laiali selle kohta, mis seal saada oli parajasti slaidid ja ma ei mäleta, kas sel hetkel vist ei olnud veel ka seda faili. Ja pärast ma ka sel teemal rääkisin mõne firmaga ja ausalt öelda vaimustust ei tekkinud, pigem tekkis küsimus, et milleks meil seda ikkagi vaja on. Et iga ettevõte arvab, et tema teab muidugi paremini, kuidas asju teha ja seetõttu ma näen, et midagi sundusega peale panna on kahjulik pigem. Et noh, ma kavatsen seda ka müüa võimalusena ennast hinnata ja sel juhul, mida parem ta referentsi standarditel oleks ikka väga abiks seal. Aitäh. Aitäh, Aivar, et kui me mudelit lõime, siis loomulikult oli need ISO kategooriad olid aluseks, see oli üks kõige olulisem sisend. Aga jah, et luua siia nii-öelda nagu referentsid, see on selgelt väga hea mõte ja see tuleks järgmisse etappi kaasa võtta. Mult ka kiire kommentaar. Minu meelest siin alguses kohe oli väga hea slaid, kus oli see valem, kas oli innovatsiooni indeks või mis see nii-öelda nagu kujutas endast, kus oli siis selle käibe ja müügikulude nii-öelda nagu vahe pluss siis tööjõukulude ja mis see 4. komponent seal oli? Investeeringute amort. Just, et minu meelest kogu selle nii-öelda selle indeksi või nii-öelda selle numbrilise väärtuse nii-öelda siis müümine ettevõttele või selle nii-öelda küsimustiku täitmise nii-öelda nagu mahamüümine. Et see on nagu selles mõttes lihtsam tänu sellele valemile, ma kohe selgitan oma mõtet, läks nagu veits lappama, on see, et kui ma nüüd suudan teha ettevõttele tegelikult selgeks selle, et kui ta positsioneerib ennast ära ja hakkab nüüd parendama enda nii-öelda siis seda positsiooni, siis tegelikult on see, et tema nii-öelda siis kasumlikkus suureneb ja tegelikult on ju ettevõtte jaoks kõige nii-öelda väärtuslikum asi on tegelikult tema enda töötajad ja tal on võimekus maksta tänu sellele siis kõrgemat töötasu. Ehk et minu meelest see on see nii-öelda see väärtuse koht siin ettevõtjatele. Aitäh jagamast, et täiesti nõus ja see on ka see, täpselt see põhjus, miks me oleme alati nagu ettevõtjatele tutvustamisel nagu sellest alustanud, et miks me seda teeme. Väga nõus sinuga. Nii, aga siis on vist hetkel ring peal, Raul, või? No tundub nii, kui tuleb midagi juurde, et siis ma võib-olla kordaksin veel seda üleskutset, et mis tahes vormis tagasiside on teretulnud. Ma nägin, et Inge saatis laiali ka selle Exceli formaadi, et kas Tiina ja Indrek on nõus seda siis saatma osalejatele ja mitte osalejatele. Saadan arendusnõunike listi selle ja siis ma ei tea, kes siin selle esimesed 25 minutit, kui mina liitusin, siis oli koosolek juba 25 minutit kestnud, et ma vaatan, et selle salvestuse teeme ka kättesaadavaks, võib-olla lõikame sealt algusest natukene ära, kui seal mingit väga huvitavat ja teistele vajalikku arutelu ei olnud. Aga lähiajal siis teeme selle ka kättesaadavaks ja võib-olla siis on teistele nõunikele ka igatahes, et saavad selle Ivo inspireerivat algusjuttu veel korra läbi vaadata, enne kui ettevõtetele tutvustama lähevad. Minul on palve, et seda Excelit ärge ettevõttele saatke, see ongi intervjuu vormis tehtav. Excel jääb arendusnõuniku kätte, sellepärast et ei ole mõistlik, et tekib nagu erinevaid versioone Excelitest, vaid tegelikult see ongi tööriist teile, teie töö nagu selles mõttes intervjuu
lagi ja sinna tekib ka siis selles mõttes see mudel, et iga ettevõtte puhul siis te lihtsalt tehke siis nagu sellest endale nagu koopia või siis eraldi nagu leht, et see ei ole ettevõttele veel saadetav. Et kui tekivad veebiversioonid, siis on ettevõttele saadetav, Excel ei ole ettevõttele saadetav. Olgu, aga mina tänan juba ette ja tänaseid panustajaid ka väga, et aitate asja veel paremaks teha ja on kindlasti tulevikus veel vingem produkt. Teie abiga, kindlasti. Aitäh kõigile. Aitäh. Aitäh. Kohtumiseni. Aitäh, kõik head.